Tere tulemast jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on Euroopa Liidu idapiir ja selle tugevus ja väljakutsed ning olukord Ukraina rinnetel. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Nii nagu ikka lähme korraks ajalooradadele. Meie aja Hillar Palamets. Hillar Palamets oli ikkagi propagandist ka, et lisaks sellele, et suurte teadmistega... Oled sa kindel, et sina pole seda olnud? Jaa, ma olen täitsa kindel, et mina pole seda olnud. 28. oktoobril 1933 registreeriti Eesti Vabadussõdalaste Liit. Suhteliselt oluline sündmus tegelikult Eesti enne teise maailmasõja aegses poliitikas. Suht lühikese elueaga organisatsioon. Suht lühikese elueaga ja mõnel hetkel tegelikult väga suure mõjuga, aga likvideeriti. 1968. aastal algasid Tallinna teised üliõpilaspäevad, mille käigus siis koguneti Toompea lossi platsile, liiguti rongkaigus läbi vanalinna ja hõigati kahetise alltooniga loosungeid, mis ei meeldinud tollelaegsele miilitsale loomulikult. Ja toonasel siis Komsomoli nimelisel staadionil pidas siis toonane keskkomitee esimene sekretär Rein Pollimann kõne või tahtis pidada, seda ei lastud teha, teda loobiti tõrvikutega väidetavalt koguni. Mis need tudengite loosungid olid õlu odavamaks? Ma arvan, et see oli ikkagi Eesti vabadusega seotud, kuigi selle kohta ei ole liiga palju tegelikult infot, et ka täna on kindlasti osa nendest inimestest elus, kes seal toonasel sündmusel osalesid, et tegelikult ma kutsuks üles küll sellest rääkima, et see on oluline, sest toona ka lükati siis üks liinibuss, püüti ümber lükata liinibussi, peatada autosid ja võimu silmis saata siis muid huligaanseid tegusid korda. 2 üliõpilast arreteeriti ja ülejäänud siis kogunesid miilitsahoone juurde nende vabastamist nõudma, et tegelikult selline suhteliselt huvitav vaade nagu ajalukku jälle. Kusjuures ma mäletan, mingi Rein Pollimann kunagi õpetas Sisekaitseakadeemias algusaastatel või ma ajan mõne teise Pollimanniga segamini, et täitsa veider, kui ma seda nime nägin, siis mul kohe assotsieerus üks endine miilits, kes oli politseivormi selga pannud ja õpetas noori politseikadette 90ndate keskpaigas. 80. aastal, 28. oktoobril saatsid 40 Eesti haritlast ajalehtedele Rahva Hääl, Sovetska Estonia ja Pravda avaliku kirja Eesti NSV-st ehk 40 kirja, mis tegelikult on kindlasti Eesti ajaloos ja taasiseseisvumise loos väga olulise jäljega. 1922. aastal keeldus siis Itaalia kuningas riigis eriolukorda välja kuulutamast, kuigi valitsusjuht toona seda soovis, et astuda vastu siis fašistide marsile Rooma ja teatavasti järgmisel päeval siis ka Mussolini valitsuse üle võttis ja sai alguse fašismi periood Itaalia ajaloos. 2005. aastal saatsid venelased Plesetski kosmodroomilt orbiidile Iraani esimese tehiskaaslase. Et koostöö on olnud pikaajaline igasuguste lendavate objektide näol. 29. oktoobril 1905 tulistas sõjavägi, see on siis muidugi Vene tsaari armee sõjavägi, Tallinnas uuel turul kogunenud miitingulisi, tapetuid ja hiljem haavadesse surnuid oli 90, haavatuid 200. See revolutsioon on üks väga mastaapne sündmus, et kui uurida, kuidas see teoks sai ja kes seal osalesid, et siis võib öelda, et pärast Jüri ülestõusu, eks ole, kõiki neid vastupanugeene ei suudetud välja juurida, et midagi oli ikkagi jäänud. Ei suudetud ja tegelikult see Jüri nii-öelda see vastupanugeenid ikkagi hoidis või äratas taas suures osas ellu ka 19. sajandi kirjandus. Bornhöel on hindamatud teened selles osas ja see, et me seda selliselt ka rahvuslikus mälus tänaseni mäletame tegelikult on
kirjanduse teene. Huviga ootan, milliseid kirgi massides äratavad sinu romaanid. Ja, mina ka. 1918. aastal asustati Venemaal Komsomol ehk Venemaa kommunistlik noorsoliit, mis tegi samasuguseid kuritegusid nagu Kompartei või mille liikmed tegid. 26. aastal nimetati see siis Leninlik kommunistlikuks noorteühenduseks. 23. aastal eelmisel sajandil siis kuulutas Mustafa Kemal Atatürk välja Türgi Vabariigi, et tegelikult paljud räägivad seda, et mida teeb tänane Türgi liider, siis tema puhul on see taganemine Atatürki ideaalidest. Eks see diskussioon käib edasi. No see Türgi demokraatia oli ka kuidagi kummaline selles mõttes, et sõjavägi oli ikkagi selle garant, et ta ütleme päris, ta oli selline hübriiddemokraatia. Ta oli kontrollitud mõnes mõttes, et olid vabad valimised väga pikka aega Türgis, aga see, kui seal asi hakkas nii-öelda valesti minema, siis sõjavägi ikkagi sekkus tavapäraselt. 2004. aastal allkirjastati Roomas Euroopa põhiseaduse leping, et täna on siis Euroopa põhiseaduse aastapäev, palju õnne. Palju õnne. 30. oktoobril 1270 lõppes Tunise piiramisega 8. ristisõda. Väga ka märgiline sündmus tegelikult Euroopa ajaloo kirjutuses. Ja 1995. aastal oli selline sündmus nagu Quebeci referendum Kanadas ja napi häälte enamusega ehk 50,58% otsustati jääda Kanada koosseisu. Et tegelikult see Quebeci eraldamine, mis on siis prantsusekeelne piirkond, oleks võinud väga napilt juhtuda ja võib-olla me täna arutaks seda, et kas Trump tahab liita Ameerika Ühendriikidega siis Kanada või Quebeci või mõlemad ja kas Euroopa Liitu peaks saama ennem Quebec või Kanada. Seda Quebeci uudist ma olen juba selles rubriigis kuulnud. Me oleme nii kaua juba saadet teinud, et osad sündmused hakkavad korduma, aga kordamine on tarkuse ema. Meil on 5. hooaeg, et me olemegi väga staasikad saatetegijad juba. Nii, aga lähme edetabeli juurde. Minu jaoks oli üks kõige veidramaid julgeoleku teemalisi uudiseid, üks ERR-is olnud uudis, kus kaitseminister avaldas radarijaamade asukohad. Ja see oli selles suhtes täiesti veider, et põhjendus oli see, et me räägime nendest avalikult sellepärast, et Vene luurel oleks nende vastu vähem huvi. Et see põhjendus oli minu jaoks, kes ma ka selle maailmaga mõne aasta kokku olen puutunud, täiesti nagu uskumatu, et äkki avaldaks Välisluureameti ja kaitsepolitsei töötajate nimekirjad ka, siis äkki Vene luurel on nende vastu vähem huvi. Oled sa kindel, et sa ei rebi kontekstist välja midagi? Ei, ma ei rebi kontekstist välja. Ma vaatasin seda uudist ja lugesin seda ja mõtlesin, et kuidas siis nüüd selline asi küll juhtuda sai. Ma ei saa kaasa rääkida, ma nägin kummalist pealkirja ja Daniel Vaariku reaktsiooni sellele Facebookis, aga mul ei olnud aega sellega rohkem tutvuda. Ma ei suuda ette kujutada, et Venemaal ilmuks samasugune uudis, et meil siin Kingissepa rajoonis on kalda peal üks radarijaam. Me avaldame selle asukoha ja me räägime sellest täpsemalt, siis on Eesti luurel selle vastu vähem huvi. No seal sõltub, mis jaam on. Enamus jaamad on ju nähtavad ja teada. Ei, muidugi on. Rahuaegne õhuseire. Et see, kuhu nad sõja ajal liiguvad, meil on mobiilsed radarid võetud erinevalt mõnest teisest targalt ja ettenägelikult, et kuhu nad sõja ajal liiguvad, või sõja eel, et see on kindlasti saladus. Ja absoluutselt on objekte, mida sa tänapäeva maailmas ei peida või on väga keeruline seda vähemasti teha, aga minu jaoks oli see nagu täielik veidrus see, et me avaldame need asukohad või me räägime nendest asukohtadest, et varem on öeldud ümbruskonna elanikele, et ärge rääkige, mis siin on, et me ehitame siin, aga ärge rääkige. Ja nüüd me tuleme siis valimiste perioodil ja ütleme, et me räägime sellest sellepärast, et äkki siis Vene luurel on vähem huvi. Kui on aktiivradarid, siis nad kiirgavad, kui on kiirgusallikad, et siis võiks teada, aga ma ei saa kommenteerida. Ma pole isegi seda pealkirja ausalt öeldes lõpuni lugenud, pilti vaatasin. Ma jagan sinuga selle artiklit. Nii, teine uudis tuleb Lõuna-Eestist siis teise jalaväebrigaadi Reedo linnakust või Tseatsungelmaa
Oskad öelda, et Sea-Tsungelmaa? Ei julge. Ühesõnaga, kuna eestlased ja liitlased ei oska öelda, et Sea-Tsungelmaa, siis on see Reedo linnak ja selle lähedal lasti alla liitlaste poolt siis üks droon, mis oli seal õhus, keegi ei tea, miks võeti vist mingi segajaga alla, ma sain aru. Võeti segaja, jah, võeti droonipüssiga, et segajaga võeti alla, kukkus kuhugi, too moment üles ei leitud, võib-olla tänaseks on leitud, ei ole seda täiendust uudisele näinud. Aga tegelikult on see hea uudis, sellepärast et võõras droon, mis ei oleks pidanud seal olema sõjaväeosa lähedal, tuvastati ja suudeti ka alla võtta. Ohuteavitust testiti eile Ole valmis äpi kaudu. Esines probleeme, väidetavalt kõigile ei jõudnud need sõnumid, aga väga hea, et testiti. Testimine ongi selleks, et kui on päris probleem, siis selleks ajaks oleks asi korras. Minu kriisivalmidus on langenud, sest ma olen hakanud panema lennurežiimile oma telefoni töö tegemise ajaks, et võib-olla ma pean midagi ümber sättima selles. Õhupallid Leedus, et veider selline tegelikult uudis, mitte esmakordne, kus Valgevenest tulevad õhupallid siis segasid Vilniuse lennujaama tööd ja Vilniuse ümbruse elukorraldust. Leedu on ütelnud, et nad hakkavad neid alla laskma, varasemalt nad ei ole seda selliselt teinud. Eks igasuguse asja alla laskmisega on see, et see kukub kuhugi ja sa pead olema kindel, et see ei kuku kellelegi pähe, sest jah, kui sinna eriti ühel hetkel hakatakse lihtsalt sangpomme riputama näiteks külge õelusest, et see, millega alla lasta, see debatt kuulu järgi Leedus alles käib, õhupallid lendavad märksa kõrgemal ka kui 2 kilomeetrit. Kuni 8. Ja maa pealt sa neid püssiga alla ei too, keskmaa õhutõrje kasutamine on tohutu raiskamine ühe õhupalli kohta, eriti kui need on palju, et see ei ole lahendus, eks nad peavad nüüd nuputama, kas mingid püüdurdroonid või muud lahendused ja kas on üldse, kas ja millisel puhul on mõistlik, eks ole, lasta. Ühest küljest on see märk maismaapiiri tugevdamisest. Maismaapiir pandi kinni pärast 21. aastal alanud ränderünnet, ehitati välja. Sellest räägime eraldi, et mõnes mõttes on see nii-öelda lihtsalt hea signaal sellest, et see maismaapiir peab, aga midagi tuleb teha ka nende lennutamistega. Selge on see, et need on ette planeeritud marsruudid, sellepärast selleks on avalikud infoteenused olemas, kus sa saad üsna täpselt, vähemalt nii väikse maa pealt kui Valgevenest Leetu planeerida lennuaknaid kõrguste järgi, siis vaatad tuulesuunad ja viib asja kohale. Ja see laiem küsimus meile ja Lätile ka on, eks ole, et võiks ka läbi mudeldada. Et meil on ka neid tuulesuundi analüüsitud, nii nagu Leeduski, sesoonselt teada, kus miski tuleb. Ja on võimalik saada ka sellesama infoteenuse kaudu, mida hobilennutajad kasutavad ka nädalast eelhoiatust, et millal nagu aknad tulevad, kui peaks ilmnema, et ka meile tahetakse neid asju saata. Muidugi mere pealt saab sobivat kohta pallides igalt poolt saata. Seda küll, jah. Ütleme, et Eesti puhul õhupalle ei ole teadaolevalt, mina vähemalt ei mäleta, et oleks kasutatud salakauba vedamiseks vähemalt viimaste aastate jooksul, et pigem on selleks kasutatud droone, juhitavaid droone või siis ka veealuseid droone, eks Peipsil, et mille kaudu siis on või millega on siis selliste väga mikroalvelaevadega on siis saadetud Eestisse salasigarette. Vist eelmisel aastal oli juttu, et Venemaa pani mingid nii-öelda vaatlusõhupallid üles Eesti piiri äärde nööri otsa vist, aga neist ei ole tükk aega midagi kuulda olnud. Ukraina saadab kingitusi õhupallidega Moskva kohale ka üsna edukalt, et need vahendid on tunduvad arhailised, 200 aastat olnud sõjapidamises kasutuses, aga mingis plaanis võivad olla väga odav viis jällegi trollida, tekitada teenustõkke rünnak seal Vilniuse lennujaamale veidi pikem ja sellega üldse süvendada seda arusaama, et Baltikum on ikkagi selline natukene liiga palju geograafiliselt Valgevene ja Venemaa kaisus olev koht, mida me tegelikult tahame ümber pöörata. Ütleme niimoodi, et minu arust hakkab Lukašenko tegema selliseid sigadusi iga kord, kui tal endal mingisugune jalgealune tuliseks läheb või läheb tal Venemaaga suhted kehvaks või tekivad riigisisesed mingisugused probleemid, et sellega ta hakkab
väljapoole alati mingisugust jama korraldama, aga me sellest piiriteemast saame eraldi rääkima, et lähme praegu edasi. Saksamaa viib oma meresõja lennukid Islandile, et selline päris oluline uudis, arvestades seda, et Saksamaa ei ole peale teist maailmasõda väga tahtnud kuhugi välja oma vägesid viia, eks, et Leedusse selle üksuse toomine oli ikkagi väga suur samm tegelikult. Vene trollid on seda juba võrrelnud nii-öelda natside baasiga Islandil ja siis on tulnud ka, ma vaatasin veebis valeuudiseid selle kohta, kus öeldakse, et Saksamaa loobus sellest plaanist, vähemalt need allikad ei olnud usaldusväärsed, kus sellised väited tulid. Et kindlasti see ajab venelasi närvi, see ei puuduta ainult siis meresõja lennukit Poseidon, millised juba Keflavikis Islandi baasis opereerivad, Norra, vist ka Briti ja Ühendriikide omad, et kui nüüd ka Saksamaa viib oma meresõja lennuki, mis suudab ka allveelaevu jahtida lisaks seirele sinna kas või roteeruvalt, et siis see on oluline NATO võime kasv Arktikas, et teatud mereteedega Vene allveelaevade jaoks teatud mereteede nagu heidutamiseks päris hea lahend ja sinna viib Saksamaa ka siis ilmselt roteeruvalt laevu, et olla valmis reageerima. Tervikuna oluline märk sellest, et NATO on hakanud Arktika sõjalist olukorda tõsisemalt võtma. Teine uudis, Rheinmetall, Saksa ettevõte viib siis oma tehasega Bulgaariasse, mis on ka nagu suur laskemoonatehas, päris oluline uudis. Ühisettevõte, kohaliku ettevõttega ja siis 100 000 mürsku loodavad nad toota ja suurema osa sellest siis ekspordiks. Meil vist mürsu tootmine ikka hästi ei lähe. Et ma saan aru, et seal Pärnumaa lähedal see plats on võsas jätkuvalt. No ka Ämari selle esmase laskemoona tehase avamisel on ilmnenud teatud tõkkeid, et jah, kuidagi tundub, et me teeme seda nagu igat teist tööd, et võiks vähemalt välja paista, et see nii ei ole. Ma arvan ka, et võiks välja paista, et kui me siin teistele oleme varmad ütlema, et nad peaks tegema rohkem või kuidagimoodi pingutama, siis tegelikult minule näitab see, et me siin 3, 4, 5 aastaga ei suuda toota rauast hülse, mille sisse panna lõhkeainet ja natuke elektroonikat, siis see tundub nagu veider või selline, et okei, räägime radarijaamadest ja nende vastase luurehuvi vähendamisest, aga lugupeetud sinu endised kolleegid Sakala tänaval ja kaitseminister, et 5 aastat mürsu tootmise alustamiseks on ikka veidikene pikk aeg. Ja tuleks mõelda ka sõja või kriisiaegsele kaitsele, kaasa arvatud drooniohu ja muude õhuohtude eest, et kui me teeme ainult rahuajaks neid võimeid, siis pool sellest mõttest kaob ära justkui. USA ründab taas narkopaate, et on tulnud selle kohta infot, ütleme niimoodi, et see on laiemast USA taaskehtestamisest piirkonnas. Seal on küsimusi tõstatatud rahvusvahelise õiguse kontekstis, aga praegu USA on teatanud, et jätkab sellega. See tundub olevat Trumpi administratsiooni sisepoliitika jätk, selline nii-öelda kõlab võib-olla kannatusi pisendavalt nendele inimeste suhtes, kes surma saavad ja peaksid minema kohtu alla pigem. Aga tundub jah, et nad oma nii-öelda valimislubadusi täidavad seal ja ühtlasi on see võimalik Ameerikale võimalus näidata, et nad on endiselt ohtlikud, kuigi nad justkui globaalsel tasandil ütlevad, et nad sõdida väga kellegagi ei tahaks. Et seal võib olla ka sellise signaali andmise vajadus, et me oleme natukene ennustamatud ja me võime ka väljaspool reegleid mängida. Võib-olla see on mingi nende heidutusmäng, mine tea. Täitsa kõlab loogiliselt. Trump käis Aasia visiidil, käis ka Jaapani ajaloo esimesel naispeaministril külas, et see visiit tegelikult vahepeal spekuleeriti, et Trump ja Putin kohtuvad Budapestis suhteliselt samal perioodil, eks, kui nüüd Trump tiirutab Aasiast üldsegi. Jah, mingi maavaraleppe vist sõlmisid seal ka ja see uus peaminister on sõjakam kui eelmine peaminister ja Jaapanis kuulu järgi ka on levimas see idee, mida näiteks Taiwan
käib ja levitab ka Baltikumis, on iseenesest õige idee, et ütleme Aasia pingekolded ja Euroopa pingekolded, vaadates seda allianssi, mis on moodustunud siin kahjuks Venemaa, Hiina ja Põhja-Korea näitel, et need on omavahel ühendatud probleemid. Õige. Gazas algas taas sõda, et eile õhtu tuli uudis, et Netanyahu, Iisraeli peaminister, andis taas korralduse rünnata Hamasi positsioone, kuna need on rikkunud relvarahu. Tegelikult sellest me rääkisime ka eelmises saates, et see, kas rahu seal jääb püsima, on suhteliselt õhkõrn, sellepärast et ega ka Hamas ei teinud tegelikult mitte midagi selleks, et osa sellest lepingust täita. Jah, osa nad täitsid, vabastasid pantvangid, aga mis puudutab seda relvitustamist ja muud sellist, siis see ei näidanud, selliseid märke küll õhus ei olnud. Ja Iisrael juhtis sellele ka kohe alguses tähelepanu, et nad ei usu, et Hamas relvad loovutab. Netanyahule, mine tea, võib-olla sisepoliitiliselt ka on see enam-vähem ainus võimalus ellu jääda. Et kui see nii-öelda sõda ära kaob tema jaoks, et siis võidakse tõstatada küsimusi, mida ta ei taha lahendada. Ei taha vastata. Uudis Eestist, mis mulle alguses väga meeldis julgeoleku kontekstis, et Omniva sulgeb venekeelse klienditeeninduse. Kuna inimesi Eestis, kes ei valda eesti või inglise keelt, on jäänud väheks ja ingliskeelne jätkub jah, kuna rahvusvaheliselt on see vajalik, et mingis teises keeles lisaks eesti keelel klienditeenindus oleks. Ja mul ausalt öelda väga meeldis see uudis alguses. Ma saan aru, et see majanduslikelt kaalutlustest tehtud, aga ikkagi sama, et miks politsei juurde minnes on jätkuvalt valikus 3 keelt teenindusjaamades või transpordiametis, eks eesti, vene ja inglise keel. Aga selle uudise lõpp oli see, et me suhtleme ikkagi edasi meeleldi ka vene keeles. Et ma saan aru, et kui mingi mutike Narvas tuleb postkontori teenust tarbima, siis ainult Omniva ei saa lahendada probleemi Eesti jaoks, et see proua hakkaks rääkima eesti keeles. Aga minu arust on siin riigil millest eeskuju võtta, et venekeelseid klienditeenindusi sellisel kujul, nagu me oleme neid paralleelstruktuuridena hoidnud, ei ole mõistlik hoida. Kas see kehtib ka Narva kontori puhul? Ma saan aru, et kontorites, et kui teenindaja valdab keelt, millest temaga tahetakse suhelda. Teeninduskeeleks ta ikkagi jääb, mitte kirjakeeleks. Aga ta ei jää, jah, see, et keskus, ütleme selliselt või kõnekeskus ei teeninda siis venekeelset enam. Nii, aga edetabel sellega läbi ja lähme esimese teema juurde. Esimese teemaga tegelikult me natuke rääkisime juba ennast soojaks idapiiri teema. Meil oli siin ka Saatse-Saapa teemast, eks eelmisel nädalal juttu päris palju. Nüüd väikse Saapa ümbersõit on juba välja ehitatud. See oli see piirkond siis, kus Venemaa territooriumi läbis selline 20-30 meetrit teed. Sealt on niisugune 20 meetrini jupp siis lõpuks ära tehtud ja sealt saab mööda sõita. See Suur-Saabas, seal on, ma saan aru, RMK teed ja muud teed on veel natukene tegemata, aga idapiir tervikuna, et ka see Leedu juhtum andis päris palju kõneainet ja minu arvates, mida on Eestis ainult mööda minnes mainitud, et tegelikult väga suur sündmus, et Eestis luuakse siis Euroopa piiri- ja rannikuvalve agentuuri Frontexi meie regiooni operatsioonide keskus ja see meie regioon hõlmab Balti riike, Põhjamaid ehk siis Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, hõlmab Poolat ja hõlmab Slovakkiat, et neid ühisoperatsioone hakatakse juhtima tulevikus Eestist ja suure tõenäosusega Narvast. Et see esialgne keskus on Eestis küll juba alates suve algusest. Sai ka suhteliselt vähe tähelepanu, et ma neid juba keskuse töötajaid vormis olen näinud ühes sööklas. Aha, no väga hea. Ja tegelikult Eesti idapiiril on juba mõnda aega ka toimetamas umbes 70 siis piirivalvurit, lisaks siis nendele keskuse inimestele, kes on siin Tallinnas ja tulevikus võib-olla Narva-Jõesuus.
aga umbes 70 piirivalvurit, kes seda piiriga päriselt valvavad, et noh, olles ka Virumaal käinud, siis tihtipeale sa näedki pigem nagu seda Frontexi patrulli, kui noh, ma ütleks niimoodi, et teinekord meie politsei või piirivalvepatrulli sa näed harvemini mõnes piirkonnas kui Frontexi patrulli. Et meil on ka liitlaste piirivalvurite nii-öelda boots on the ground, mis on ääretult oluline ja me oleme selle mõnes mõttes ühiskonnana jätnud ka täiesti tähelepanuta. Et minu arust see on ääretult oluline ja ta kindlasti aitab meie regioonis piiri hoida turvalisema. Frontexi regionaalse peakorteri siia tulek on kindlasti ka tunnustus Eestile. Me oleme ikkagi olnud, ütleme, mõtteliidrid piirikaitse osas ka ja viimati droonimüüri projekti algatus, mis siin on meedia kajastanud, et see on otse kui Leedu algatus, kohati tegelikult ei ole, et see on Eesti siseministeeriumi idee. Nüüd pärast 21. aastat, kui need ränderünded hakkasid, kasvaski Frontexi isikkoosseisu kohalolu ka kindlasti nii Poolas, Leedus kui Lätis, ehk siis on see inimestega varustatud piirikaitse, nii-öelda kollektiivkaitseoperatsioon on tegelikult juba saanud normaalsuseks. Mis on huvitav, on see, et Euroopa Liit jätkuvalt ei ühisrahasta piiriaedu. Rahustab. Kas see on nüüd juba, millal see muutus? See tuli paar aastat tagasi et sellest oli hästi pikalt oli see, et nad ei rahasta mitte mingisugust infrat, nad piirile ehitada ei luba Euroopa raha eest, aga see muutus tekkis seoses Ukraina sõjaga ja tekkis ka selline olukord. Kas nad reaalselt annavad ka aia ehitamiseks? Sest varem oli pikalt oli niimoodi, ma lugesin ühte hiljutist veel Euroopa Parlamendi raportit, kus siis öeldi ka, et inimõigustest tulenevalt seda ei tehta, et anti raha infosüsteemide jaoks, mida tegelikult on ka vaja. Ja mis on selle piiri tugevdamise olulisem punkt, kui see aed võib-olla ongi, eks ole, mis on sageli ikkagi seiretõkke, mitte niivõrd nagu kaitsetõkke. Ja kui võib-olla Poola see suhteliselt imposantne vist 180 kilomeetrine müür välja arvata Valgevene piiril, aga muus osas, kuigi see, ütleme, Valgevene õhupalli trollimine ka praegu jätab järsku mulje, et see piir ikkagi ei pea, siis maismaa piiril on väga-väga suured edusammud tehtud, kaasa arvatud siis riikide taristu ehitamisel, et pärast 22 aastat või 21 on, ma vaatasin, Poola, Leedu ja Läti ainuüksi 830 kilomeetrit nii-öelda seda piiriaeda ehitanud ja endiselt on teatud Euroopa Liidus ka teatud eri arusaamad ja pinged seoses mõnede taktikatega, mida piiril kasutatakse, see pushback ja nii edasi, et kas kõigile on ikkagi rahvusvahelise õiguse järgi tagatud see nii-öelda varjupaiga taotleb. See on nagu selles suhtes hästi veider, kui see oli ka Lätis ja Leedus ja Poolas tegelikult, et me arutasime tõsimeeli selle üle, kas piiri võib rikkuda täitsa suvalises kohas ja kas me tohime illegaalse piiriületaja tagasi saata või mitte. Et piir ei olegi mingisugune kõrts, kust kogu aeg üle käiakse või peab saama üle käia ükskõik kus kohast. Ja see arusaam üldse riigipiirist on muutunud, aga kus tahaks võib-olla veel näha nüüd arengut, on ikkagi võib-olla sisejulgeoleku relvajõudude ja kaitsejõudude natukene sujuvam koostöö selles osas ka, mis puudutab nüüd roheliste mehikeste stsenaariumit. Kui me võtame selle Saatse saapa juhtumi, et kui need 10 või palju need oli seal, 7 oleksid tulnud 7 päkapikku relvastatud automaatidega üle, siis ilmselt vaadates meie korrakaitseseadust ja nii-öelda politseilist üldse sellist mõtlemist oleks need üritatud vahistada. Aga kui need tuleb 300 sealt samast august. Nad ei taha lasta ennast vahistada. Ja nad on ka võib-olla seal üldse esimeses laines üldse veidi teise nahavärviga või põhjakorealased, eks ole, tsiviilriietes, aga automaatidega. Et siis tekib küsimus, et mis see meie esmane reageerimisvõime on, kas meil on tegelikult esmastel reageerijatel ehk piirivalvuritel olemas seaduslik võimalus minna üle teistele jõu kasutamise reeglitele, sest et see praegune lootus, et kaitsevägi tuleb kohe nii-öelda hobustel ja peksab kõik tagasi, et see ei pea tegelikult
vastu igasugusele praktilisele ka mõttelisele simulatsioonile. Et mulle tundub, et siin on mingi lünk, kus tuleks nii politsei peaks oma nagu mõtlemist avardama, kui nad siin need Instalaasa kahureid ostavad, eks ole, ja droonitõrje asju, et siis et võib-olla peaks ka siis piiril jõu kasutamisega, surmava jõu kasutamise alused üle vaatama niimoodi, et kui see on organiseeritud, relvastatud sissetung, me ei peagi seda nimetama sõjaliseks üldse, siis sul on õigus minna üle teisele režiimile, kus sa teed võib-olla hoiatuslasu ja siis pihta, eks ole, midagi sellist. Ma siin väga robustselt arutlen, aga mulle tundub, et seal on praegu lõtk on sees. Vaata, ütleme niimoodi, et 2006 tegelikult lõppes piirivalve nii-öelda sõjaväelise organisatsioonina teekond. Tookord veel iseseisva organisatsioonina, aga piirivalve võeti sõjalisest struktuurist välja, sellepärast et see segas 2% kasvatamist, et piirivalvet sõjalise struktuurina arvestati ju 2% sisse mingil perioodil. Sellepärast võeti ta seal välja, et saaks päris moona rohkem osta. Mingi aeg korjati ka relvi ära, sest Kaitsevägi tahtis neid endale missioonirelvadeks. Siis tekkis see piiripolitsei kontseptsioon, Politsei- Piirivalveameti liitmine, Kodakondsusmigratsiooniameti ka, vabandan. Ja tegelikult umbes 2014 oli selge, et see kontseptsioon sellisel kujul enam ei tööta ja tegelikult hakkasid diskussioonid, et kuidas siis tekitada olukord, et seda mingil kujul tagasi pöörata. Aga tollel ajal poliitiline juhtkond, ka toonane siseminister näiteks Ken-Marti Vaher tahtis sellest midagi teada. See oli tema jaoks täiesti, piir oli kuskil piiril, et see ei seganud. Ja seda, et mis saab näiteks, kui me vaatame 2014 Ukraina sündmusi, siis ka seal ei tulnud ju peale Krimmi läksid, need rohelised mehikesed, nii-öelda GRU eriväelased tegelikult sisse. Aga Ida-Ukrainas Donetskis tulid erariietes inimesed, tulid organiseeritud kuritegelikud jõugud ja tulid kasakad. Ja ei tasu unustada, et ka Pihkvas või Pihkva oblastis tegutsevad kasakaorganisatsioonid, et see valmisolek, millele sa viitad, on tegelikult ääretult õige ja minu arust ka Eesti ühiskonna reageerimine piiripoide ärakorjamisele. Ütleme, et me võime diskuteerida, et kas nende paigaldamine oli sellisel kujul nagu algusest peale mõistlik või ei olnud, okei, jätame selle kõrvale, siis ka see, et me kaitseme esimesest tollist, aga et kui see toll on vees ja hõlmab piiripoid, et kuidas see toll siis suhestub, aga kui see on piiripost maa peal, kas me siis ka ei eskaleeri? Et ühesõnaga, ma arvan, et see, mida sa välja tood, on ääretult oluline ja tegelikult ma tean, et sellega on tegeletud, aga see mõtteviisi areng võtab ikkagi aega. Ma tahaks ikkagi teada, et kui tuleb 300, eks ole, tüüpi automaatidega jalutavad sisse, mõned sa jõuad vahistada, mõned mitte, et kas siis on niimoodi, et nad lähevad linna peale ja Eesti peale laiali ja siis hakkame Škodadega neid tagasi ajama või siis ajame Kaitseliidu nii-öelda relvajõud välja ja hakkame nagu tõrjuma siis kuskil, ma ei tea, Kohilas või linnasõda pidama keset nii-öelda sügavat rahuaega. Et see esimene esimene selline hetk, ka see, mida me teeme selle võib-olla väiksemate esimeste grupeeringutega seal, annab juba mingi signaali edasiseks, et seal isegi kui pole humanitaarsetel kaalutlustel väga tuju kedagi tulistada, et mingis hetkes võib see olla selline olukord, kus ka ilma selle praeguse hädakaitse mõisteta sul on vaja tegelikult riigikaitseks tulistada, kui sa oled piirivalvur. Peaasi, et ei juhtuks nii, et 7 kasakat tulevad üle, kohalik jahimees laseb osa neist maha ja politsei vahistab jahimehe. Ja jahimehed võiks ka vabalt olla piirialade nii-öelda reserv, ka kaitsereserv, et kui juhul, kui mingid olukorrad tulevad, sellepärast, et see on sama, mis tehti Ukrainas. Jahimehed, sellised eraseltsid said ka jõu kasutamise õiguse, kui oli nii-öelda riik hädas. Nii, korra mainisid infosüsteemi, mis puudutab piiri osa, et võib-olla korraks selle Tara kohta on lihtsalt see, et Tara tõesti Euroopa Liit varasemalt ei rahastanud ja hästi tugev vastuseis tekkis siis, kui 2015 Ungari hakkas oma piirile Tara ehitama
ja siis tekkis komisjoni ja Ungari vahel väga suur tüli ja toona oli ka meie poliitikud sarjasid Ungarit piiritara ehitamise eest, aga kui me mäletame 2014-15 me rääkisime ise piirile tara ehitamisest, et et meil oli ka selline nagu kerget kognitiivne dissonants tekkis, et ungarlasime nagu maname selle eest, et nad piirile tara ehitavad, aga ise ehitame ka, kuigi see ei aita kedagi väidetavalt, ei ungarlasi ega meid. Aga need seireseadmed, jah, neid rahastati varasemalt, rahastatakse ka praegu ja ka infosüsteeme ja tegelikult üks väga uus uhke ja väga kaua tehtud. Mina olin Siseministeeriumis ja minu vanades märkmikes on kirjas väga palju tärmineid erinevate infosüsteemide kohta ja üks neist on sisenemise väljumise süsteem, entry-exit süsteem, mis pidi laivi minema juba väga ammu. Mis asi on entry-exit süsteem? Et see on tegelikult selline süsteem, kus Schengeni alal Eesti näeb, kes ületab siis meie välispiiri ja Portugal näeb, kes ületab nende välispiiri. Aga kui meilt tuleb Vene luuraja sisse ja läheb Portugalis välja, siis meie seda ei näe. Nüüd see entry-exit süsteem peab selle probleemi ära lahendama, et kui inimene tuleb Bulgaarias sisse ja läheb Norrast välja, siis ka meil on võimalik aru saada, et ta seal selliselt käis. See lõpetab ekstemplite panemise passi, see liigub elektrooniliselt. Täna on selle süsteemi täiesti laivi on läinud ainult Eesti, teised on läinud osaliselt ja lähevad üle siis järk-järgult. Ma sain kinnitusega sellele, et Eesti tegi selles süsteemis esimese toimingu, üleüldse ajaloos esimese toimingu. Ja tegelikult võib-olla vähetähtis ei ole ka fakt, et lõplikult see süsteem töötati välja Tallinnas. Tallinnas asub Euroopa Liidu IT-agentuur, sisejustiitsvaldkonna infosüsteemide IT-agentuur EULISA ja seal siis on, või ütleme, et see EULISA siis agentuurina juhtis selle süsteemi väljatöötamist loomulikult koos liikmesriikidega. Nii et ka see on väga-väga suur samm, mis tegelikult on mõneti jäänud siin selle varju, et Tartu võimu läbirääkimised on Tallinna ühishaigla ehitamise vastu. Ja kuna ma ei oska midagi väga tarka lisada, ei ole väga suur piirispetsialist, siis ma lisaks ühe lihtsalt kodaniku arvamuse, et see EULISA taristu rajamine nüüd sinna Noblessneris muuseumide ja muude vahele, kus siis on tohutu nagu tara pandud sinna vahele muu keskkonnaga, et see oli natukene naljakas otsus. Midagi targemat ma ei oska praegu piiri kohta öelda. Seda ka, et tarade osas tegelikult me räägime, et tarad on nagu uued nähtused. Leedu ehitas ju 99 juba omale 70 kilomeetrit tara, siis pärast seda Krimmi asja, eks ole, ehitati juurde teine ja seda põgenikelainet ehitati pikemaks, et see on olnud pikk protsess tegelikult. Eesti ja Soome on olnud siis nii-öelda tagumiste seas lihtsalt sellega. Piiritara pole midagi uut. Adrianus ehitas Suurbritanniasse ka valli sotlast. Hiina müüri oskan ma nimetada. Aga klassikaline piiritara, väga õige. Siin mu haritus sellega muul piir. Ja, aga enne teist maailmasõda oli ka okastraattara Eesti-Venemaa ja osaliselt ka Eesti-Läti vahel. Nii et tarad on ajalooliselt alati olnud. Aga tõmbame piiri teema kokku ja lähme teise teema juurde. Teine on siis sõda Ukrainas, jätkuv sõda Ukrainas, mis tegelikult on kestnud juba 11 aastat erineva intensiivsusega ja viimased 4 aastat siis hästi kuumana. Meenutame seda, et selle 2022. aasta alguses peeti Vene armeed ikkagi maailma teiseks armeeks, mis nüüd on küsimus, kas Ukrainas esimene või teine armee Ukraina territooriumil. Rõõmustavat liiga palju ei ole, vaatamata siin sanktsioonide kehtestamisele. Sõda venib ja tegelikult siin järgmise aasta alguses, kui täitub 4 aastat, siis see sõda on kestnud pikemalt, kui kestis teine maailmasõda Venemaa ja Saksamaa vahel. Jah, ühest küljest ongi tobe rõõmustada, aga minul on, ja me oleme sellest varem ka rääkinud, on sel aastal taastunud lootus.
taastunud seepärast, mis toimub, eks ole, Vene majanduses, mis toimub nende nii-öelda tootmisvõimekuse ülevalpidamises, viimastel andmetel ka värbamises, ka nagu väga suure raha eest ei suudeta värbamise eesmärke täita. Nüüd on tekkinud reaalne võimalus ka selleks, kuigi Belgia eelmine nädal lükkas selle tagasi, nende külmutatud varade kasutuselevõtuks on leitud uus skeem, mida siin 2 aastat tagasi hakati arutama, et teeks niisuguse asja nagu sõjakahjude laen. Ja mille siis Ukraina peab Venemaale tagasi maksma alles pärast seda, kui Venemaa on hüvitanud neile nii-öelda samas ulatuses või veelgi suuremas ulatuses kahjud, sellepärast et see ligi vist 300 miljardit, mis on külmutatud läänes, millest 190 millegagi on Belgias, eks ole, et sõjakahjud on ju ilmselt nagu suuremad veel 2-3 korda, kui see sõda jätkub, võib-olla isegi veel rohkem. Et nüüd on tekkinud reaalne poliitiline momentum, sellepärast et Belgia on jäänud sisuliselt üksi. Ungari pole selles osas suurt midagi ütelnud, neil pole seda vaja olnud, sellepärast et näiteks ka Maailmapanga juht on olnud sellele vastu, kuni tuldi välja selle skeemiga, et see võiks olla laen 3-kordsetes jutumärkides. Ja see väidetavalt maandab mingeid õiguslikke riske, kui see juhtub, siis ja see raha suunatakse kõik, eks ole, Ukraina käsutusse, kaitsekäsutusse, siis neil on julgelt 3-4 aastat veel võimalik usutavalt sõjas püsida, mis omakorda muudab Putini kalkulatsioone ja ta peab hakkama oma plaane ümber tegema, sellepärast nad seda väga kardavadki. Ja Donald Trump ka nüüd on hakanud sanktsioone rakendama. Lukoili turuväärtus kukkus 20% pärast seda uudist. Lukoil pani ka oma välismaal asuvad varad müüki, mis näitab, et seal vist Iraagi ranniku lähedal on neil mingi naftaväli ja veel mingisuguseid ressursse. Et see näitab, et see pigistus läks õigesse kohta ja Putin oli ka üsna rabe siin tegelikult vastates sellele Trumpi teatele, et tippkohtumine, mis Budapesti plaaniti muulgas, mis on ka Orbanile tagasi valimise mõttes ilmselt arvatakse väga oluline. Ta nüüd püüab seda päästa. Samal ajal Orban ise on esimest korda sattunud sellisesse olukorda, kus Trump väidetavalt ikkagi on valmis survestama teda Vene energiakandjatest loobumiseks, et mingid nihked on toimumas. Kas need on püsivad? Kas need on püsivad, aga momentum on tekkinud ja loomulikult see on see igivana jutt, kõik sõltub sellest, mida Euroopa reaalselt teeb. Aga õnneks vaadates riigipeade koosseisu, kes praegu on, see pilt on hulka parem, kui oli tervikuna Euroopas, kui oli 3 aastat tagasi. Kus on nüüd tekkinud ka selline ühisosa Slovakkia ja Ungari. Jah, segadus väikene, aga nii-öelda riigid Merts, eks ole, kes tuli hoopis teise nagu platvormiga, sest et Scholz oli ju selle lähenemisega, et ärme Venemaad väga survesta nende rahade ja muude asjadega, neist ei tahtnud üldse rääkida põhimõtteliselt. See on tõsi, see on muutus, aga Saksamaalt tuleb ikkagi mingit veidrat õhuvõngutamist, et siin viimane uudis oli, et millest me tegelikult edetabelis ei rääkinud, oli, et Estonia laeval on mingisugused Vene armee jälgimisseadmed, mis siis jälgivad, mis on nagu nii uskumatult tobe konstruktsioon, et seda on isegi raske kommenteerida, et sul on terve tühi merepõhi ja sa pead kasutama siis selleks laeva. See leidis kinnitust kuidagi? Ei leidnud. Et minu arust see on niisugune etenduslik tegevus. Meil on, eks ole, niisugune nii Rootsi kui Eesti jaoks suhteliselt valus mälukoht, eks ole, nii kui selle ka seotud uudiseetrisse tuleb, see levib, et nii nagu need õhupallidki, millel on tõesti teatud ka, ütleme, teenust halvav efekt ja see maksab Leedu elanike ja turvatunde ja välisinvesteeringute jaoks ka, kui see pikalt kestab, eks ole. Aga seal on hästi palju niisugust efektipõhisust, nagu see saapane, see nii-öelda demonstratsioon, esinemine seal. Ja tegelikult on see päris huvitav, et see Ungari kohtumine, mis pidi toimuma, muuseas korra meenutasin enda, et kui ma seda 15. augustil toimus Alaskal Trumpi ja Putini kohtumine,
siis ma kirjutasin ühe arvamuse sel teemal ja ennustasin, et järgmine kohtumine ei ole võimatu, et toimub Budapestis või väga tõenäoline on. Ma arvan, nad lugesid seda. Ma arvan ka, et nad lugesid seda. Trumpi administratsioonist keegi luges. Häid ideid. Või kohalik Ungari saadik, tervitame teda. Jah, tervitame kõiki. Ja tegelikult sa mainisid, eks, et hästi ootamatult rabe oli Putin seda ärajäämist kommenteerima ja Putin tuli kohe peale seda välja ka selle tuumaähvardusega taaskord. Suurepärane see mingi ulmerakett, mis mida on nad tühistasid kohe ka mingisuguse uraani kontrolli lepingu USA-ga, mis oli vist viimane jäänuk sellest mida nad niikuinii ei järgi, eks? Mida nad niikuinii ei järgi, aga et nad tegid seal žeste jälle ja selge on see, et tegelik pilt on sageli Putini avaldustele vastupidine ju taotlustele. Et sellist õhusõda nagu Ukraina praegu peab Venemaal, ei ole Venemaa näinud teisest maailmasõjast. Alates üldse pole näinud ja selle sõja algusest alates. Ja see on midagi, see on hoopis teine olukord, sest see lööb nüüd ka nende inimeste pihta, kellest Putin hoolib, oligarhide ja rahabosside ja süsteemi. Aga tal ei jää muud üle, kui nendega arvestada. Ja see on olnud sel aastal võib-olla Ukrainalt tõesti, kui sa küsisid, kes on esimene ja teine, sõjalis-strateegilise mõtlemise poole pealt Ukraina selgelt mängib see aasta üle Venemaa sellega, et nad just avasid selle õlitaristu purustamise ehk siis Vene režiimi kõri kägistamise kampaaniaga ja see on olnud mõjus ja Trumpi sanktsioon võib-olla polekski nii valus olnud ka siin või USA sanktsioon, kui seda eeltööd ei oleks juba tehtud, ehk siis see surve ei oleks juba päris tõsine. Kusjuures see on sest tõsi. Kreeka ju ka vist loobub nüüd ka oma tankerite kasutamisest vähemalt avalikult, võib-olla nad salaja teevad edasi ja Vene nafta liigutamiseks. Tuleb arvestada muidugi, et kui venelased saavad seda rafineerimistehaseid vähem kasutada, siis nad püüavad, toornaftat jääb üle ikka, aga tootmisvõimsused ei ole sellised kannatada saanud ja naftaväljad. Seal on pigem see probleem, et varuosade väljakutsed. Aga tuleb arvestada seda, et kui nad ei saa ise rafineerida, siis nad püüavad toornaftat müüa rohkem, mis tähendab, et Trumpi sanktsioonid, kui need on tõesti järgitud ja ka Hiina ja India vähendavad vähemalt, kui mitte täielikult loobuvad ostmisest, siis kindlasti need löövad mingiks perioodiks valusalt. Aga tuleb arvestada, et ka Venemaa otsib väljapääsu olukorrast, püüab leida uusi turge. Ja tal on liitlasi, kes saavad anda uut toetust. Absoluutselt, aga minu arust Putinile tuli ka väga suure šokina see, et USA, mis on maailmariik, saab öelda Venemaale, et teie ei ole maailmariik ja Hiina ja India ütlevad, jah, te vist ikka ei ole maailmariik. Et tegelikult see otsus, Hiina ja India otsus, kas see jääb jõusse või ei jää, seda näitab aeg, mõjus Venemaale suurema šokina kui USA kehtestatud sanktsioon tegelikult. Et ka Venemaal on taaskord jõudnud kätte mingisugune väreluspunkt. See tuumašantaaž näitab seda, näitab see, mida me kirjeldasime siin, et FSB alustas laiaulatuslikku kriminaalasjade kampaaniat välismaal elavate opositsionääride kohta. Ja tegelikult see sama teema, millele ka sina viitasid ja mida on esile toodud, et eile oli siis Riigiduumas arutelu, et kuidas kasutada reserviste ka rahu ajal. Täna on reservistide kasutamine sõja ajal, tulevikus saab seda teha ka rahu ajal. Tegemist on lihtsalt varjatud mobilisatsiooniga. Kuidasmoodi see lööb tegelikult Vene ühiskonda, seda me saame näha, ma arvan, lähinädalatel isegi. See on õige ja ilmselt Ukraina peab ka neid võimalusi silmas ja seda enam on praegu seda momentumit vaja ära kasutada ka nende külmutatud varade osas, eks ole, et tekitada see vastumass enne, kui Putin teeb oma käigumuutuse võimaliku ära, eks ole, või mingid muud drastilised meetmed, et ta näeks, et see ei pruugi tuua soovitud tulemust, aga võib seada ikkagi tema režiimi sisemise stabiilsuse täiendava surve alla. Siis tal on selge dilemma, et mida teha. Ma ütleks nii, et erinevaid märke on õhus.
ja ma arvan, et tegelikult ma ennustan, et või prognoosin, ütleme, minu hüpotees on see, et Ukraina pakub meile lähiajal strateegilise üllatuse selles sõjas Venemaa vastu. Milline see on? Seda on väga sinu ennustused on kõik täppi läinud ja see ainult rõõmustab meelt. Ma mõtlesin ainult selle külmutatud varade osas, äkki peaks ikkagi Trumpi ka kuidagi moosima ja ütlema, et me ostame poole selle eest USA relvi või midagi sellist. Eurooplased kirtsutavad nina, aga mõelda võiks. Tõsi. Aga sellega tõmbame saate kokku. Suur tänu jälgimast, kuulamast meid ja me jälgime olukorda ja toome teile kindlasti uusi arutlusi selle kohta, milline see tulevik selles sõjas välja näeb. Suur tänu ja rahulikku päeva!